see aastapäev ja ma istun siin, selle laua taga, just nimelt sellel toolil, millel minu kauge vaarisa Jaan Poska, Eesti riigi suur mees, kirjutas koos teistega 1920. aastal alla rahulepingule, mis muutis kõik. Siin, selle laua taga lõppes meie jaoks vabadussõda. Selle sama laua taga tunnistati Eesti Vabariigi iseseisvust, minu riigi iseseisvust, meie maa iseolemist, vabadust. See on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukas suurt, kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laululood. Mis maa see on, kord öö sööb ära päeva, siis jälle päev on nõnda pikk, et neelab öö. Ühtmoodi mõlemad siin mööda lähevad, kui võõras puhkab, kohalik teeb tööd. Mis maa see on, kas tõesti üksnes orjaks veel ainult kõlbab inimene siin? Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, et tuleks armastus ja lõppeks piin? Mis maa see on, kus halastus on ohus? Mis maa see on, kus vabadus on maasse kaevatud? Kus on siin õiglus, kus rahu kohus, kus õiglust otsima peaks vaevatud? Mis maa see on? Veider mõelda, et sellest kõigest on möödas juba 101 aastat. Mis oli siis nende meeste vabadus, mille eest ühena võitles ka minu esiisa? Kas see on ka minu vabadus? Mis on sellest maast saanud praeguseks? Mõtlen tihti, eriti täna, kas Jaan Poska, minu esiema Veera isa saaks tunda praegu minu olevikus uhkust selle üle, et oleme suutnud põlvkonnit edasi kanda nende alustatut. Võidelnud Eesti riigi rahvusvaheliste suhete loomise ja säilitamise eest. Teadupärast oli Tartu rahu esimene akt, millega sai meie riik võtta sisse oma koha rahvusvahelises kogukonnas. Meid viimaks ometi tunnustati, võeti omaks. Kuidas saaksimegi seda siis lõhkuda? Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpetades.
vaikimine oleks vale, sunniks südant lõhkema. Tahan õige tasa laulda, tasa kannelt helista, et ei sind mu kõige kallim lauluga ma tülitan. Aga kui torm minu kandelt kostab siiski kõrvu sul, siis sa ise oled süüdi. Miks nii armas oled mul, siis sa ise oled süüdi. Miks nii armas oled mul? See kõik mõlgub mul mõttes eriti nüüd õigusteaduse tudengina, et kanda edasi oma esiema Veera pärandit, võidelda naisena inimõiguste eest ning tehes kõik selleks, et me keegi ei peaks enam võitlema võõra vastu. Et me ei peaks ootama ja tagama rahu, vaid elamegi selles. Et minu vabadus ja sinu vabadus ei tähendaks kahte äärmust, et rahu ja võimalust olla ise. See on ülim väärtus. Pärast rahulepingu sõlmimist ütles Jaan Poska Eesti delegatsioonile nii. Tänane päev on Eestile tema ajaloos 700 aasta kestel kõige tähtsam, sest täna esimest korda määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse. Juhan Liiv on kord öelnud, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Jaan Poska, meie riigi suur mees, aga ennekõike ka inimene, armastav isa ja vanaisa, andis tehtud töö eest oma elu. Tema süda oli haige, ning lõpuks ei pidanud see enam vastu. Ta andis oma südame Eesti vabaduse eest. Ta andis oma südame meie riigile. Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab. Ja
pärast rahulepingu sõlmimist sai Jaan Poskast vanaisa, kui tema lapselast ei näinud ta kunagi. 4. märtsil 1920 saatis ta kirja mu esiema Veerale, milles kõlas järgmine rida. Minu esimese lapselapse kallile emale, isa. 7. märtsil 1920 Jaan Poska suri. Veera sai selle armsa saadetise kätte alles pärast teadet tema isa surmast.